Nad hoidsid Hormuzi väina pantvangis ja president Trump tegi neile vingerpussi. Ta ütles, jah, ma näitan teile, kes te olete, te väiksed diktaatorid. Tegelikult tahab ta, et Islamivabariik alistuks. Kuidas selline diil oleks? Nüüd jõuamegi Hezbollah ja Liibanoni juurde. Miks? Sest Washingtonis toimuvad läbirääkimised on enneolematud. Iisraeli ja Liibanoni läbirääkijad kohtuvad välisministri Marco Rubio juhtimisel. Iisraeli on iga päev ja öö pommitanud Hezbollah raketid Liibanonist. Põhjus, miks need kõnelused Liibanoniga toimuvad, on see, et Liibanon ei ole suutnud või pole soovinud Hezbollahad omal jõul alistada. Liibanoni inimesed on tüdinud, nagu ka Iraani inimesed. Liibanoni valitsus on nõrk. Nad ei suutnud isegi Iraani suursaadikut välja saata. Nüüd on nad kehtestanud kõik need uued seadused. Hezbollah peab relvad maha panema ja kõik need asjad, aga neil pole jõudu seda läbi suruda. Iisraeli sõjaline võit Hezbollahi üle loob tingimused rahuks Iisraeli ja Liibanoni vahel.